Nii. We're back! Ma valetasin eelmine kord, kui ma ütlesin, et see oli viimane kord. Jah. Mul terve hommik käis see lugu Kes who's back? Kes who's back? Millal me viimati tegime mingi jaanuaris või? Minu meelest jaanuari alguses äkki tegime. Võib-olla küll, jah. Ja siis sellega läks ka mingi 6 aega, et see kõigepealt ära editida. No aga oli ju öeldud, et ei ole siin mingit seda... regulaarsust. Ja. Mis me vahepeal teinud oleme hea. Flashipäev oli. Flashipäev oli ja tore põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt oli tore. Tore oli näha, et oli mehi, kes understood the assignment. Jaa, see oli täiega lahe. Tulid oma neiudega kohale. Kas flowers die and tattoos are forever? Jaa. Minu kavandeid ei tahtnud keegi. Siis ma tegin sinu kavandeid. Kuidas oli? Väga raske oli. No siia Ranglu peale ka ja siis siuke, nii et ma ei tea miks sa siuke saikovaataks, et siuksed asja. Ma mõtlesin ise ka ühe töö ajal, et miks ma teen seda fine line'i. Käsi väriseb juba, vaata, tegelikult eriti ei saa enam vaikselt teha. Varsti ma lõpetan ära selle fine line'i. Ma isegi vist ei tee nalja. Sest käsi hakkab värisema, ma ei tea, mis see on. Mis sa siis tegema hakkad? Ma ei tea, traditionali. Ma ei usu. Ma ei oska seda niimoodi tehniliselt võib-olla, aga joonistada niimoodi. Jaa, see on arvan harjutamise asi jah. Ma ei tea, värvilisi äkki. Ma isegi mõtlesin selle flash day jaoks, et äkki teeks värvilised ja siis ma ei saanud sellega hakkama, of course. Kas sul on mingi stiili, mida sa hullult tahaksid osata, aga või oled mõelnud, et tahaks ka teha? Või ma ei tea, mulle meeldib see ikkagi siuke ornamental teema ja siis need naiste näos. Muidugi väga lahedad on need mingisugused realismi, kolorrealism ja mingid siuksed asjad on ja see neotraditsionali olen mõelnud, et kui värvilise peale minna, et siis see probably on miski, mis tuleks kõige naturaalsemalt mu jaoks. Ma arvan, et realismi vend ma ikkagi ei ole. Ma ilmselt ka ei ole. Värviliselt ma ei oskakski vist realismi niimoodi teha. Mustvalgega saab veel hakkama, ma arvan. Jah, ma arvan ka, et kui stentsil on hea, siis ma arvan, sellega saaks hakkama küll. Aga värvilisega on I don't know. See on mingi täiesti ulme maailm. Aga vaadata neid, mis need Kätlin ja Torsten teevad, see on ikka crazy. Ma arvan, et nad on photoshopitud. Nad ise on photoshopitud. Nad ei ole päris inimesed isegi. Ja need näevad ilusad välja hiljem ka. Selles mõttes see skill, et color backida selliselt, et ongi smooth, buttery, mõnus, pehme, kõik on ilus. Mad skill ikkagi. Aga jah, neotraditional tundub siuke. Need on võrdlemisi lihtsad siuksed kujundid, lihtsalt shapes, millest on kokku pandud. Ja värvid on ka siuke lihtsalt smooth shading. Ja seal saab ka ornamente kasutada ja midagi alustada ja lõpetada neid teid niimoodi. Sellepärast ma mõtlengi, et see tuleks ilmselt kõige naturaalsemalt. Isegi need flashi lihtsalt piirijoone lilled, mis ma tegin, on veits tegelikult isegi läheksid sinna kategooriasse. Äkki ma kunagi jõuan sinna. Aga ma nüüd hiljuti ikkagi jõudsin järeldusele, et mis see minu siis see my thing on. Ma arvan, et lähebki sinna need ornamental segu nende nägudega ja nendega. Siuke mingi poolgraafiline ja tundub mulle siuke meeldib ja võrdlemisi naturaalselt tuleb. Muidugi kõik need näod ja kehad võiks olla natukene dünaamilisemad, aga ma pean õppima selle jaoks natuke. Aga muidu on siuke töö ja lõbu. Lõbu ei ole, aga töö ja tot. Aga selles mõttes nüüd ma hiljuti sain teha siis 3 päeva järjest ühte suurt tööd, mis oli huvitav, siuke lahe teistmoodi väljakutse, kuidas sellele kõik lähened ja mis kuradi järjekorras sa midagi teed seal. Ütleme nii, et plaan muutus jooksvalt, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et täitsa okei oli. Muidugi seda on vaja ühe korra veel teha, aga et ikkagi 3 päevaga me siiski ei jõudnud seda päris selles mõttes finishini. Backpiece on siuke väga nõudlik asi ka, mida teha. Ma iga kord üllatun, kui ma hakkan mingit selga tätoveerima, et see on nii raske. Need on kuidagi hästi poorne, vaata, et kui minu meelest teiste kehaosade peal need poorid ei tule nii tugevalt esile, aga just selja peal, et ta läheb kohe paiste, siis sa näed kohe need
väiksed augud on sees. Küll, jah. Ja veritseb räigelt selg. Või oleneb muidugi selja piirkonnast ka, aga ma iga kord üllatan. Jah, ta on kuidagi tundlik või siukene. Eriti just see nagu kukla poole minu meelest, seal on ühe korra tõmbad ja on blood. Ja see koht on ka, see on täitsa crazy, teed midagi see ära, kõik on paanika. Nahk on paistes punasem, kui peaks üldse midagi olema, aga tegelikult nagu midagi valesti pole teinud, lihtsalt läheb romantiline. Hiljuti tegin sellele ühele noormehele siia seda mingit kaamera, mingi kuradi ja siis tal oli täpselt siia pidin tegema mustaks ja siis see oli lihtsalt nagu tulipunane, mul mingi, et täna ei tee rohkem siia. Las ta paraneb ära ja siis vaatame, et kas sinna üldse mingit värvi jäi või ei. Ja nüüd ta tuleb, kuu lõpus tuleb seda üle tegema ikkagi. Mis ma arvasingi kohe, et see ilmselt peab tegema, aga lõppkokkuvõttes see selg ikkagi oli nagu äge. Mulle endale nagu kind of. Kinda nagu meeldis. Endale ikkagi jah, selles mõttes meeldis. Ta tuli veits suurem, kui ma arvasin, et ta tuleb, aga it works. Suurem on parem. Vahepeal on tõesti. Ma otsustasin, et äkki ma lähen kooli nüüd lõpuks. Sest ma kunagi ei ole nagu käinud ja siis, või kunagi ei läinud. Ma õppisin juuksuriks, aga ma selles mõttes ei ole päevagi juuksurina töötanud. Aga nüüd ma ikkagi mõtlesin, et äkki ma siis ikkagi lähen nagu sinna EKA-sse siis midagi ikkagi õppima. Ja siis ma panen seda portfooliot kokku nüüd ja äkki jobab ära. Täiega tore oleks ju. Jaa, kuigi samas ma nagu mõtlen ikka, ma oleksin 39, kui ma lõpetaksin selle. Siis ma nagu mingi what the hell. Aga samal ajal mingi 70-aastased inimesed lähevad ka kutsekasse, nii et tegelikult on pohvi. Ja ma arvan isegi on hea või nagu parem on minna hilisem või nagu selles mõttes, kui sa oled täiskasvanud juba versus mingi kohe peale keskkooli pressida midagi ära nagu. Mõtteviis on juba teine ja oled nagu tead, mille jaoks sa seda teed ja õpid. Rohkem kindel ka selles, mida sa õpid, et ei pane lihtsalt mingi mitu aastat kinni mingisuguse mõtet asja peale, mis tegelikult üldse ei huvita nagu. Kokapaberid näiteks. Juuksuripaberid näiteks. Kuigi ma ei lõpetanud kunagi ära seda kooli, ma tulin mingi 3 kuud enne lõpetamist tulin ära. Ai, ma ikka sain presidendi vastu võtale. Väga üllatav selles mõttes. Ma olin siuke aktivist seal kutsekas ja õpilasesinduse mingi käisime igal pool ja värk ja eeskujulik õpilane. Väga eeskujulik ja kokana ma töötanud ka ainult praktikal käinud, aga töötanud pole ka päevagi, ei kavatse. Ja et oskan nüüd vähemalt riisi keeta ja olen närg. Endale teed kodus gurmee õhtusööki? Ja nuudleid ja grillvõikusid. Grillvõikud, Siuksed põnevad muutused on siin. Muutuste lainel sina juba läksid? Ma täitsa läksingi nüüd. Sain mingi koolitusele sisse, graafilist disaini. Nüüd ma hakkan kõikidele logosid ja plakateid tegema. Vihkasin. Ma tegin sellele Flashile plakatit. Ma just mõtlesin, et hästi persse. Saatsin Rainale, Raina tegi kõik maha. Mõtlesin, et ma viskan lihtsalt telefoni vastu siin. Ma lõpetan seda. Aga kõik oli väga aus, ma vaatasin ise ka, et oleks nagu mingi titt oleks teinud selle plakati, see oli nii või siis mingi memm tegi vaata poe seinale mingisugust, tulge külla meile. Ei no aus. Ja see on nagu frustreeriv, ma kujutan ette ja oli, et ma ei olnud su läheduses sellele. Läks tulnud seal punt. Ma ei ole, ma oleks lihtsalt mingi, siis lähen koju, nutan seal vaikselt, kõik on pahasti, ma ei jaska. Ja siis ma paningi selle vist päevaks või 2 pausile nagu, ja siis tegin kõik uuesti otsast peale hoopis teise asja. Ja sellega ma olin isegi semirahul, see nägi natukene stiilne välja. Ja ma saan õnneks õppida seda õigesti tegema. Nüüd hakkadki sina ainult tegema neid plakateid. Iga kord on vabandus, et sa ju õppisid. Ja sa peaksid ju oskama nüüd. Nagu koolis oli see, et oli vaja mingid kaarte ja mingeid asju kirjutada, siis tuldi kohe minu juurde. Sul on ilus käekiri. Ma ei mõtsi teha seda, lõpetage ära, ma ei taha. Jätke rahule. Aga jälle põnev uusi teadmisi. See on ikka level up, ma arvan, igas mõttes on kasulik. Ja, ma arvan ka. Ja saab Tartus käia, sest see on Pallases, nii et päris vahva on siin tead teises linnas ka natukene liikuda. Kevade aeg on ju veel eriti siuke magus. Ilus aeg ka kindlasti seal jõe kaldal käia. Kõndisingi seal ringis, mõtlesin, siin on nii cozy. Äkki peaks Tartusse minema üldse. What the fuck?
käige kõik perse Tartusse. Ei, tegelikult Tartusse. Ma olen kunagi Tartus elanud, see lõppes väga, Valgas ja lõppes väga halvasti, nii et see nagu kriisivõrk. Mul arvestati korter põhimõtteliselt tühjaks. Arvuti viidi pandimajja. Jesus Christ. Nälked ronisid dušinurga seinal. Issand jumal. Ja need pikad mingid need siuksed. Lähed vetsu, vaat, miks mul mingi nälk ja seina, kus see tuli? Mida helli? Süda talvel oli seal dušinurga põhjas oli lihtsalt jääkiht. Ma ei tea, miks ma seal olin. Ma vist oli mingi 2 kuud või midagi, äkki 2 või 3. Oh my God. Ja siis oli mingi emme, on kuju. Sa põhimõtteliselt elasid õues. See ei olnud küll mingi korter. No see oli garaaži ehitatud mingisugune kööktoad. Küll me 3 kööktoa peale jagasime ühte vetsu ja vandituba. Issand jumal küll. Kes teab, see teab. Ma ei ole kunagi Tartus olenud. Ma olen mõelnud paar korda sinna kolida, aga siis see kuidagi on alati ikkagi cancel olnud ja siis ma ei ole näinud. Ta on nagu nunnu, aga ma ei tea, kas ma tahaksin elada seal väga nagu alaliselt otseselt. Ma tahaks käia seal rohkem. Ma pean kõik oma kliendid Tartust üles otsima ja siis kraapima uksedega mingi, palun tule. Siis me pidime täna veel rääkima. Tähendab, me oleme jälle siin ilma igasuguse plaanita. Me plaanisime, et me teeme seda, aga siis kui see päev kätte jõudes, siis oli nagu mingi improteater. Aga noh, ühesõnaga siin me siiski oleme ja 13 reede on täna. Täna ongi, issand, jaa. Oh no, kas kaamera, kas ikka filmib? Ma just mõtlesin, et see peab hakkama tšekkimas käima rohkem. Aga ma mõtlesin, et kas meil on mingid iidoleid või kedagi, kellele me väga nagu jaa, eeskuju. Nagu Eestis. Näiteks Eestis, pigem Eestis, jah. Et head tatoveerijad Eestis, keda meie imetleme, siis mõtlesime küll, et võiks shout-outida mõned. The Queen, Doris, of course. Kaasa arvatud tema mees Paul. What the hell, mida helli te teete? Aga nagu heas mõttes. väga lahe, väga pro-skill, väga olen nagu mingi mida perset. Ilmselgelt Kätlin ja Torsten jälle mida, Karmeli ilmselgelt oma neotraditionaliga ilusad, väga ilusad puhtad tööd nagu. No Rivo Rannamägi, kumb, ma ei tea. See on piinlik. Rivo igatahes. Rivo, jah. Rannaveski, jah. Tema on jälle väga ilusad tööd on. Ja siis Tarvo Kerves, ta hiljuti kiitis mind ka seal El Caminos, et olevat hea tatoveerija. Siis kui ta jälgima hakkas mind nüüd ka mingi aeg hiljuti, siis ma olin kohe mingi oh my god. Neid on häid on nii palju tegelikult. Eesti selles mõttes tase on tegelikult päris kõrge minu meelest. Ei, mul on nagu mingid aspektid, mis mulle meeldivad, nagu mis näiteks kunagi, kui Keefirivunts tegi veel tatoveeringuid, mulle väga meeldis, kuidas ta oma sotsiaalmeediat teeb. Liisa Adi teeb oma sotsiaalmeediat. Nüüd ta enam nii väga vist tatoveeringutele ei keskendu, aga mulle väga meeldis, kuidas tema tegi. Aga jällegi, et see tattoo stiil ei ole otseselt minu oma, mulle lihtsalt meeldis, kuidas ta nagu oma brändi selles mõttes ehitas. Ja jälle Karmeli teeb seda väga hästi. Siis Piradoses Matt 3 on minul alati ja ma olen vaadanud, et väga niisugused powderi pehmed nagu ilusad tööd. Sina teed ilmselgelt väga hästi. Sina. Need mõlemad obviously. Ennast kiitmast ei väsi. Aga meil on Bibi teeb väga ilusaid tugevad stuudiod nagu Bad Ben ja Soluna kindlasti. Kaspar Kannelmäe. Mul on endal Kaspari üks töö siin, väga meeldib. Tartus Backbone ilmselgelt. Nüüd viivad iga aasta lihtsalt mingi, ma ei tea, rekka täiega neid auhindumine. Neil mahub neid. Neil ei mahu enam. Eraldi storage room on võetud selleks, et panna kõik need sinna. Aga maailma mõistes on üks Dino Valley või Valleli, excuse my language nagu lihtsalt, aga ta teeb nagu üliilusad ornamental, mingid suured nagu ornamental tööd. Ja siis on Saksamaal on üks neiu Filoino, teeb ka mega ilusaid ja nagu siukseid large scale segu ornamental ja mingi äkki natuke siuke neotraditionali poole, mingid naiste näod ja siis ornamental siukesed body flows. Nüüd on mul 2 praegu, kes on siuksed väga, kelle moodi ma tahan olla. Mul ei ole meelde nüüd mul on üks Soome tüüp, keda ma jälgin mingi Zeit something, väga vahvaid asju teeb ja mulle meeldib ta see sotsiaalmeedia ka
väga, ma jälle ei leia midagi üles, aga tal on väga huvitavad värvilised, hästi abstraktsed tööd, ilusad säravad värvid, et mitte siuke pastelne, aga just selline fine line artistid ka, ma jälgin päris mitut, aga mulle endale kuidagi silma jäävad teise stiili tegijad rohkem. Te vaatad, et wow, kuidas ta lihtsalt tulnud on siukse asja peale, et sellist asja luua, et see on äge. Ma arvan, mida aeg edasi, seda raskem on midagi nagu teistsugust luua, sest nii palju on lihtsalt inimesi juba, kes kõik teevad natukene omamoodi midagi, aga that's the dream, luua midagi, mida veel ei ole põhimõtteliselt, see oleks nagu teistmoodi ja siuke meeldejääv. Üks mingi Roha, mingisugune veel on, kes teeb ülilahedaid nagu naiste näod, aga need on nagu siuksed pisem, mingi peo suurused ja siuksed nagu ja tal on ka hästi tuke distinctive stiil, kuidas ta teeb neid. Eestis on ikka seal on päris tugev Suu Immortal ja Ruki. Suu Immortal, issand ja ta vist freehandib suures osas nagu, mis on veel eriti impressive. Ma nägin ta postitust, kus ta jagas, kuidas tal see tööprotsess käib, et ta näitab põhimõtteliselt mingit sketši ja siis freehandib selle üldse nahale ja lõpptulemus ongi alles lõpus näha, mis on väga cool. Ja just seletas ka seal postituses, et vist kas ta ütleski otseselt välja, et ta ei viitsi joonistada nagu super detailselt lihtsalt kavandit. Ja mul on täpselt sama tunne, et nagu ma ei viitsi mitu korda seda ühte asja renderida nagu 100% lõpuni. Ja siis ma stragelin sellega, et neid kavandid teha nagu ilusaks. Ma tavaliselt teen sketš. Ma vist vahest teen neid täitsa valmis. Mul aeg-ajalt on see pinge kuidagi peal, et nüüd ta tahab seda valmis asja, aga siis mul jällegi koha peal on mingil määral lihtsam, sest siis ma mäletan juba, mida ma kuhu olen pannud, kui tumedalt siis teen nagu peast. Aga tihti on ka lillede ja mingite asjadeks, ma teen lihtsalt piirjooned, panen asjad paika ja näitan selle võib-olla mingi 1, võib-olla 2 lehte värvin sealt ära, et ta saaks idee kätte, kuidas ma kavatsen neid teha. Ja see on kõik, palju on improteatrit. Tatuud tehes võtad ka otsuseid vastu ja mis ma olen näinud, et mingid teised tatoveerijad on õpetanud, et ongi kõige nagu parem, kui sa põhimõtteliselt selle põhisubjekti nagu teed stensli ja siis kõik, mis selle ümber lihtsalt ilulilu voolab, et siis freehandida, et siis sa teed kõige rohkem kehasse nagu. Ja siis on kes on meil veel see Diana Art, mitte Eestis, aga maailmas. Ta teeb nagu siuke painterly style, et ta vist läheneb tatoveeringutele samamoodi nagu ta läheneb maalimisele, mis on tegelikult sama, mida Torstenid teevad. Või Torstenid, Malmid. Mida Malmid teevad. Ja üldse realismi juures, et ongi, et nad maalivad, vaata, ja siis nad nagu lähenevadki nagu maalile. Ja mingi Edith Paints teeb ka niimoodi, ja tema teeb nagu 3 lineriga teeb siis nii-öelda underpainting, kus ta paneb kõik varjud ja asjad kõik paika ja siis paneb värvidega sealt kõigest üle lõpuks. Jääb väga nagu ilus ja siuke layered, et siukest asja tahaks ka võib-olla proovida. Igale ühele peaaegu, et on mingi stiili näide olemas, selles mõttes igale soovile. Pärnus on meil ju iCandy, Argo teeb väga ägedat, tundub nagu minu silmale nagu siuke neo ja siis päris traditionali siuke segu nagu natukene, hästi natukene, aga võib-olla ei ole ka, ma ei tea, Argo teab paremini, ärba anda. Ei, meil on jah, igas suuremas linnas on meil vähemalt keegi, kes teeb nagu hästi. Motivatsiooni puudusest pidime rääkima ka. Ta ikka tuleb ette, jah. Kuidas sina toime tuled või sulle motivatsiooni pole? Tule hästi toime, siis ei taha nagu midagi teha. Kunagi ma vaatasin Inkmasterit ja siis tuli motivatsioon, sest neil oli vahest mingid ägedad ülesanded neile artistidele antud ja siis üritasin ka neid siis teha. Ja seda ma olen mõelnud nagu, kui ma olen ise vaadanud, et siis see sparks inspiration nagu, et tahaks nagu võib-olla proovida teha ka mingeid asju. Jah, mul on inspiratsiooni puudus ka tihti lihtsalt. Kõik need mingi 10 000 mõtet, et ma tahaks teha kõike seda ja siis on nagu mingi aga mida siis ikkagi nendest kõigist 10 000 asjast või siis teine on see, et mul ei ole skill'i piisavalt, et teha seda, mis ma oma peas näen. Jah, mul on seda ka olnud ja ma tahan ju osata kõike kohe. Kuidas ma ei oska? Miks ma ei sündinud juba kõikide oskustega? Teeb mingi uue hobi, teed seda. Ma hakkasin neid linoollõikeid tegema. Justkui nagu tuleb välja, aga mis ma tegin seal mingi 3 tükki ja terve seti asju. Ja mul on ka mingi kotitäis lõnga on kuskil, mis ma üks talv mõtlesin, et ma hakkan egeldama. Egeldasingi selle ühe talve lihtsalt. Mul on savi mingid jäänused kusagil. Sellest, kui ma veel mõtlesin, et ma teen savisid. No ma teen ilmselt seda kunagi veel. Iseenesest on hea, et vähemalt need
võimalused on kodus olemas, et kui tuleb see tuju peale, siis saad kohe võtta. Ja see ongi mul kodus on alati kõige huvitavam olla, sest mul on nii palju asju, mida ma saan teha seal. Täpselt, ma ka üritasin heegeldada tekki, tegin neid mingeid tükke lappe, et siis panen kokku, need lapid on igal pool laiali, ma saan mööda elamist. Mis mu ema andis mulle idee, et kui on, tähendab, et lased ChatGPT-l teha mustri, nagu teed mingi disaini ja siis lased ChatGPT-l selle mustriks teha nagu, et kuidas seda siis heegeldada või kududa ja siis saad nagu põnevaid asju võib-olla teha. Tõesti, hea mõte. Ei, ma pean rebase maali ära lõpetama enne kui mingi uue asjaga peale. Ma ei teagi, ma olen arvestanud juba sellega, et mul on nagu nii motivatsioonipuudus ja selles mõttes lihtsalt mingid asjad tuleb lihtsalt ära teha. Aga see on nii raske siis ikkagi. Võtan joonistamisega, aga võtan iPadi kätte, teen äpi lahti ja siis ma olen juba seal mingi panen selle ära. Ja siis ma mingi pendeldan sellega lihtsalt mingi mitu tundi, kuni lõpuks võib-olla midagi saab tehtud ikka. Pead teleka mängima, hakkad mingi sarja vaatama, sellele ka ei suuda keskenduda, scrollid telefonis samal ajal. Ma arvan, et ikkagi loominguline inimene jõuab lõpuks ikkagi mingi loomingulise asjani, sest et see on nagu mingi basic vajadus. Ja selles mõttes ongi see tegelikult on ja vajadus. Kui mulle öeldakse mingi päev, et nüüd sa ei saa enam joonistada, ongi kõik. Ma oleks ka mingi käigi otse merre. Ja, no Plessner ei ole saab jalutada lihtsalt otse. Kui on mingi anxiety, siis see aitab kas või lihtsalt kritseldada kuskile vihikusse. See on juba nagu teraapia. Ja see on nagu see üks koht, kus sul nagu läheb kõik siukseks mingi vaikseks ja siis sa oled seal lihtsalt ja teed seda nagu. Ma vahest mõtlen, et mis siis oleks, kui ma oma käest ilma jääksin, mis on nagu never gonna happen loodetavasti. Ja siis on mingi küsimus on ka vaata, mis kunagi, ma ei tea, kas oli siuke teema, et küsiti, aga et on küsitud, et kas oleksid pigem pime kurt või ma ei tea, kaotaksid käe või kaotaksid jala. Ja siis mul on nagu mingi, ei taha nagu midagi nendest. Paneks siis jala äkki, sest ma tahaks muusikat kuulata, see on väga suur osa, väga suur osa, ma teen peaaegu iga pool klappidega. Tahaks näha, mida ma teen. Võib-olla see tumm, et sa ei saa rääkida, et sellega võib-olla isegi kannataks olla. Aga nüüd see käte värin või see värin nagu hirmutabki mind natukene. Ega no ma ei tea, 12 aastat varsti nüüd hakkas juba 13 jooksma, et eks ta kuskile mõjub. Ikka lööb. Mis ma avastasin, mul lähevad silmad uduseks. Mul lähevad ka. Ja siis ma mõtlesin, et äkki mul on prille vaja. Sest mul kohe ei lähe nagu, aga kui ma olen nagu teinud nagu mingi natuke aega juba tätoveeringut, siis järsku mingi topelt vision hakkab tekkima. Siis mul on mingi that's new. Ja siis üks päev mul lihtsalt silm jooksis vett. Lihtsalt jooksis üks silm. Ma mõtlen, et kas see on nagu sellest, et see valgus on hästi nagu ere, sest ma olen valgustundlik või on nagu, milles on probleem. Muidugi see nahk väriseb ju ka ja siis ongi mingi... Ja tahad ju ka hästi lähedalt vaadata või mina olen nagu mingi... Ja ma arvan, et silmad lihtsalt väsivad, sest vahest mul on see, et vaatan ja siis käib pilt korral mingi... Ja siis läheb selgeks, siis ma mõtlen, okei, huvitav. Ma mõtlengi nagu, et kuidas see, kas see on nagu, kui sa pead nagu pingutama selleks, et näha väga, et siis see on loogiline, et silmad väsivad ära ju. Kas siis oleks lahendus sellele prillid? Mul on need kaugele vaatamise prillid, sest ma ei näe kaugele. Võib-olla ongi see ka lihtsalt, et ongi, ma olen mingi ninapidi sees seal tätoveeringus. Ja luuplamp ei ole ka lahendus. Ma ükskord proovisin, kellegil oli see ja siis vaatasin, cool, proovin. Mitte siit aga ma läksin nii segadusse, ma mingi ei ole võimalik praegu siin. See tundub nagu, mul hakkaks see närvidele käima, et mul on peas midagi. Nagu... sa mõtled seda lampi, mis sa tõmbad ette. Ma mõtlesin, et see arstide mingi kuradi panid piip. Ma pead luubi endale otsa ette. Ei no ma full on, kujutsin ette, see on mingi peapael ja siis nagu kunagi oli arstidel see mingi panid siit ette ja siis mingi lamp on siin juures. Ja käid nagu mingi Robocop. See tundub igal juhul ebamugav. Pealambid on ju tegelikult päris paljud artistid kasutavad neid kaeurilampe. Aga see ongi jälle, mul hakkaks närvidele käima, et mul on ümber pea midagi. Ja siis on kogu aeg otsa ja see on see ruut. Ja siis ma nägin ühe naisterahval Instagramis olid mingid prillid siuksed, et tal nagu kael vaata valutas nii edasi ja siis, et tal olid need prillid, mis on nagu mingi kandiline siin ja siis, et sa vaatad otse, aga siis ta peegeldab nagu alla ja siis sa saad põhimõtteliselt niimoodi vaadata. Tundub huvitav, ma tahaks nagu huvi pärast lihtsalt proovida, kuidas see toimub. Tundub päris ka siuke, et see nägi väga Robocop ka välja, aga selles mõttes see, muidugi kui kael valutab, siis on see ilmselt hea nagu lahendus. Ja kael valutab? Minul veel ei valuta, mul selg nagu valutab. Mul on tiiva nukki all on pinge tekib just sellest, sest ma nagu mingi
ja siis see on küll, kui ma nagu mitu päeva järjest olen teinud ja siis või pikad päevad, et siis sealt tekib nagu mingi sihuke pinge. Ja mul on ka vasak käsi ja diivanuki tagant ja siis mul lööb siia ette ja siis mul on vahest mingi ok. Ja siis my time to die. Jaa, mul oleks päris nii hull ei ole veel. Aga noh, selles mõttes ikka peaks, ma kogu mõtlen, et ma peaks sinna jooksi minema, mitte kunagi ma ei ole näinud, aga... Ma olen ujumise peale mõelnud, ma olen isegi käinud mingi ja vahepeal korraks ja siis ma jälle ei läinud enam ja peaks nagu uuesti ujumine tundub mulle siuk talutav tegevus. Mulle meeldib basseinid nagu või nagu siuke siseujulad. Ja. Siis ma olen seal märg. Ja ujulas nii juhtub. Ja, meres ujumine väga okei sobib. Okay. Järved, not my favorite, aga ka okei. Bassein kuskil siseruumis. Ja võib-olla see on see Glory Eyes ja kõik see ka nagu sinna juurde. Ja, siis kõik inimesed, see on nagu mingi inimsupp seal. Ja. Mul ei ole hullu see, mulle isegi meeldis see, et käid seal, ujud ära oma tiirud, siis lähed, istud saunas natukene aega, pesed ennast ära ja tuled tööle, tegelikult on väga fresh olla. Aga et hoida seda regulaarselt kogu aeg. Üldse midagi hoida regulaarselt. Ja täpselt üleüldse. Sellepärast see tätoveerimine ju ongi nii hinges, sest see on veel alles aastaid kestnud. Nagu me ühes osas ütlesime ka, et see on ainukene stabiilne asi üldse. Ja seegi on ebastabiilne tegelikult. Tõsi. Samal ajal stabiilne ja kõige ebastabiilsem. Tahaks seda teha hästi stabiilselt, aga kunagi ei tea, mis kuu toob. Ma just veebruari lõpus vaatasin, et täitsa perses, märts on lühi. Ma ei tea, mis ma teen. Peaaegu üle kuu lõpus on see, et kriis. Ma ei tea, mis saab. Siis hakkab tilgub. Mulle muidugi kind of meeldib see, et ma ei pea pikalt ette planeerima oma aega. Aga teisalt ongi see, et kunagi ei tea jälle, mis siis toimuma hakkab. Ei, seda rutiini. Kogu selle sotsiaalmeediaga ka ja selle podcastiga ka hullu horraga hakkasime pihta ja siis ülijärsku kukkus ära nagu. Ja, vaikselt. Või ei olnud vaikselt, see lihtsalt. Ma olin järsku kuidagi overwhelmed, mul on siuke tunne lihtsalt, sest ma tegin nagu mitu nädalat järjest väga nagu, mul oli struktuur, et ma teen sellel ajal seda ja siis ma teen seda ja siis ma teen seda ja siis kõik oli nagu ilusti välja planeeritud ja siis ma mingi aeg olin järsku nii kuidagi väsinud sellest. Ja hästi raske on hoida nagu mingit sõrme pulsil. Motivatsiooni puudus tuleb sellest ka, et ongi nagu times are tough, Covidi aeg oli päris hea. Kurat, nii palju tööd oli. Meil on uut Covidit vaja. Mitte päris seda. Siis see võtab ka motivatsiooni ära, et sa teed, aga nagu ei jõua nagu kuhugi oma tegemisega. Ja, maailm põleb ja siis on meie seal keegi tahtlikult tahab. Täpselt need mingid meemid. Tatuuseni padi. Aga jällegi samal ajal on see nagu pand väga üle hindama või mitte üle hindama, aga üle vaatama üldse kõik, et kuidas ma tööd teen ja mis see nagu jätkusuutlikum versioon sellest oleks ja mida ma nagu päriselt tahaksin ikkagi, kuidas ma tahaksin päriselt tööd teha ja nii edasi. Et ongi, et ma sain selle mingi hull tamp taga, sitaks tööd, sellega põhimõtteliselt peaaegu, et põletasin läbi ennast ja siis, kui see nagu siuke rahulikum periood nagu hakkas, et siis ma olin nagu šokeeritud sellest, et mul ei ole tamp taga, et sa olid nii ära harjunud selle, et sul on tamp taga. Aga samal ajal ongi, et see tamp taga ei ole jätkusuutlik, et see tegelikult palju mõistlikum ongi teha pigem vähem, aga kvaliteetsemad tööd või nagu ongi, ma tahaks ise mõtlen oma suunda, et ma tahaks võib-olla liikudagi rohkem siuke mingi large scale, suuremad tööd, mis ongi, et sa saad nagu keskenduda selle ühe asja peale nagu. Ja ma pean oma neid stiile ka kappa võtma ikkagi, ma olen ikka väga seinast seina ikka loopinud kõike. Ma ei teagi, mulle meeldivad need väiksemad rohkem. Ma ei ole väga hea vist nende suurte asjade planeerimas. Tulevad toredad kõik välja, aga ma ei ole nii hea, siis ma teen neid väikseid ilulised kiirelt valmis ja seda küll. Mulle just meeldib see, et sa võtad nagu pikalt, mingi pikk protsess on selleks, et jõuda, kuigi ma tahaks kohe jõuda muidugi. Aga mulle iseenesest nagu meeldib, et suured tööd, et nendega on hea, kui et saab järjest teha ja vahepeal ei lähe järjest ära, mis sa seal teed ja kuidas sa teed. Ja mulle kunagi, kui ma seal soomlase juures tätoveerimas käisin, siis tema rääkis ka, et ta ei soovita jätta nagu pikka vahet sisse sessioonidele. Tooni vahe tekib ka. Ja, tekib küll, tätoveeringul. Et kui sa mõtled, et sa teed sliivi ja siis sa teed mingi, ma teen 2 sessiooni ja siis ma tulen 3 aasta pärast teen ülejäänud ära.
et siis need on 2 erinevat värvi, põhimõtteliselt peab otsast peale tegema. Jah, seda nüüd küll jah. Vaatame, mis see kevad meile siin ilusat toob. Ma tahan Baalile minna reisile näiteks ja raha mul ei ole selle jaoks, aga äkki ma kunagi leian kusagilt maast. Sugar daddy. Kui keegi tahab mu sugar daddy olla, siis nagu ma ei taha midagi teha selle jaoks, aga võid juttu rääkida võib-olla ära, nagu juttu võib ikka rääkida. Võin korra päevas küsida, kuidas sul läheb. Äkki nad vist tahavad, tegelikult ma ei tea, mis nende sugar daddy'de hingeelu meil siin Eestis on ja ma ei tea ka ausalt. mis nad täpselt soovivad ja... Meil ikka kisub see asi sinna poole, et me lõpuks hakkamegi OnlyFansi tegema siin. Siin või? Muutub Spirit Animal Tattoo, muutub Spirit Animal OnlyFans. Spirit Animals, Animaling. Furrideks. See pigem mitte. Mul tuli korraga kananahks. Ühesõnaga, meil siuke eksprompt. Mõtlesime, et pole ammu nägu näidanud. Ja siin me nüüd oleme. Nad on näidatud. Kevad tuleb kohe. On käes juba peaaegu. Äkki me jõuame siia veel teinekord. Veel sel kevadel. Jah. Aga ma ei tea, kas me täna midagi kasulikku, toredat või vähemalt naljakalt rääkisime, aga fingers crossed. Muidugi me rääkisime midagi naljakalt. Te jäite meie Põdralmaja metsa sees laulustama, sest et meil sai aku tühjaks. Ja nüüd ei saagi. Enam pole tuju teha ka. Thank you very many ja teevad nüüd teistmoodi seda. See on mingi enam meie oleme nii vanad, et me teeme nii seda. Me teeme niimoodi. Nii või? Ma ei tea, miks mul on nagu mingi... Sul on tiibadega. Kunagi apparently Gen X tegi niimoodi. Südant või? See on ka nunnu tegelikult. See on täiega mingi... Väike süda. Neil on ainult natuke armastust. Pisike armast. Aitäh teile ja bye! Bye! Et selles mõttes on selline lugu. Heavenly ikka veel on meil siin seda. Jah, ikka veel ei sponsoreeri. Jah, kurat. Roisk. Tähendab. Ma isegi kohe nüüd niimoodi ei tule ette. Mul, nojah, ei. Ega vanus on selline, et siit lähebki siukse... Jaa.